Tervist, sõbrad! Minu nimi on Janno Peensalu, see on Karjase kohvi saade. Ja selles episoodis ma tahan rääkida füüsilisest tervenemisest. Üks õde kirjutas mulle Facebooki ja küsis selle teema osas. Ja kui ma hakkasin oma kartoteegis videosid läbi vaatama, circa 1000 videot Karjase kohvi kanalil üles laetud, siis nende hulgas ei olnud mitte piisavalt palju tervenemise teemat käsitlevaid videosid ja ma otsustasin, et sellest on hea üle pika aja midagi rääkida. See on lai teema ja palju aspekte selles on palju räägitud ja ma ise olen käsitlenud palju mentaalse tervise teemasid ja ma olen ka ise tegelenud nendega ja tulnud välja ja näinud Jumala tervendavat väge. Jumal parandas mu ajukeemia ja tõi mind välja depressiooni episoodist, nii et ma tean, et sellest saab välja tulla Jumala abiga. Samuti ma tean, et Jeesus on jätkuvalt tervendaja. Me loeme kõigepealt 3. Johannese kirjast, salm 2, mis muuseas ei ole mitte siin Johannese arvamus asja kohta, vaid on Jumala inspiratsioon selle mehe läbi ehk Jumala tahte ilmutus meile. Ja see kõlab siin nõnda: armas, Jumal adresseerib sind ja mind. Soovin sulle, et kõigis asjus sinu käsi hästi käiks ja et sa oleksid terve, nõnda nagu su hingegi lugu on hea. No siin me juba näeme muidugi seda ühendust, mida meditsiinimaailmas kutsutakse psühhopsomaatiliseks sündroomiks, kus on ühendus ajul ja ihul ja see, mis toimub meie sees, mõjutab meie organismi, me kõik teame seda, vaatad mingisugust põnevat filmi, adrenaliin tõuseb ja tõesti võib mõõta hormoonide muutust meie verepildis, arusaadav. Nii et see, mis toimub meie meeltes ja meie emotsioonidega, mõjutab meie ihu. Aga siin ma tahan tähelepanu tuua sellele, et see on Jumala tahe, kes ütleb siin, et ta soovib, et meie käsi hästi käiks ja et me oleksime terved. Me teame seda, et Jeesus tervendas inimesi, kui ta oli siin maa peal oma maises vaimulikus teenimises enne Kolgatale minekut. Paljud haiged said terveks. Jeesus nõnda ilmutas isa loomust, kuulutas kuningriiki, tõestas, et tema on Messias. Ja kui Jeesuse tervendusteenistus ei oleks olnud kooskõlas Jumala tahtega, siis Jeesus oleks ilmselgelt töötanud Jumala kuningriigi vastu. Ja Jeesus ise ütles, et kuningriik ei saa püsida, kui ta on isekeskis riius. Nii et see on võimalik, et Jumal ei tahtnud tervenemist ja Jeesus siin tervendas haigeid. Nii et Jeesus tervendades haigeid näitas, et see on Jumala tahe. Me teame, et ükskord üks pidalitõbine tuli tema juurde, sirutas oma käe, ütles, issand, kui sa tahad, võid sa mind terveks teha. Ja me teame Jeesuse vastust, ütles, ma tahan, saa terveks. Mis aga automaatselt ei tähenda, et kõik haiged koheselt saavad terveks või et mõne tervendusimega ei lähe aega. Me teame, et ilusa värava juures see halvatu mees, kes hakkas kõndima, kui Johannes ja Peetrus läksid pühakotta, me loeme sellest Apostlite tegude 3. peatükist, oli ilmselgelt seal olnud aastaid. Ta oli 40 aastat vana ja tekst ütleb meile, et teda toodi sinna iga päev kerjama, almust paluma. Nii et ilmselgelt apostlid olid teda näinud, tõenäoline, et Jeesus oli temast palju kordi mööda läinud, aga ta ei olnud terveks saanud ennem, vaid tema tervenemine tuli just nimelt sellel hetkel. Ja kui me räägime jumalikust tervenemisest, siis ei tähenda see seda, et kõik imed toimuksid ühtemoodi, need toimuksid kõik üle öö. Nüüd fakt, et me usume Jumala käest tervist, ei tähenda seda, et me meditsiini abi ei peaks kasutama. See ei vea Jumalat alt sellega, et sa lähed arsti juurde. Nii et mina isiklikult käin selle kirjakoha järgi, mis ütleb, mis inimesel on võimatu, on Jumalal
võimalik. Teisisõnu, kui see on inimesele, sulle võimalik teha, siis Jumal ootab, et sa teed seda. Võimatumad asjad on tema spetsialiteet ja tema kategooriasse kuuluvad tegemised. Ja nõnda siis ei ole vale ka meditsiinist abi saada. Nii et kui sa taotled tervenemist või jumalikus tervises käimist, minu soovitus on, tee kõik, mida sa saad teha ise selles suunas samuti, füüsiliselt, mida sa saad teha. Õige toitumisega, õige eluviisiga, emotsionaalselt, mida sa saad teha, vähendades stressi oma elus, puhates piisavalt. Loomulikult vaimulikult tehes, mida sa iganes saad teha, laadides ennast Jumala sõnaga, pannes ennast keskkonda, kus su usk kasvab ja saab tugevaks selles valdkonnas, et sa teed inimesena oma osa. Ja mida inimene ei saa teha, see on Jumala käes võimalik. Näiteks Jeesuse päevil. Kõik need inimesed, kes Jeesuse juurde tulid ja peame meeles pidama, et tol ajal ei olnud Instagrami või Facebooki, et järgida Jeesus, kus ta parasjagu on ja seal on pilt, et nüüd ta on selles paigas Kapernaumas ja nüüd ta on hoopis Natsaretis kuulutamas ja nüüd ta on kuskil teispool seal järve paadiga läinud ja sealpool hetkel, et lähme sinna. Inimesed pidid kuulama maad ja jätma omad toimetamised sinna paika. Võib-olla mitu päeva võttis aega, et minna sinna paika ja kui nad sinna jõudsid, tihti olid 100, mõnikord 1000 inimesed koos. Ja selleks, et jõuda Jeesuse lähedale, võttis võib-olla läbi trügimist. Nii nagu me loeme veritõbisest naisest, kes pidi rahva hulgast nõrgana läbi trügima, olles kaotanud nõnda palju verd kõik need aastad, polnud mingit abi saanud arstide käest. Ja et lõpuks saada Jeesuse audients tähendas seda, et sul oli tõsi taga. Sa olid jätnud asjad maha, sa ei oodanud lihtsalt kodus, et võib-olla Jeesus ühel päeval läheb siit tänavast mööda ja viskab pilgu aknast sisse ja näeb mind seal õnnetuna voodis ja tuleb sisse ja ütleb, oi kullakene, mida ma sinu jaoks saan teha, vaid inimesed, kes said imesid, olid need, kes kargasid püsti hoolimata, kas nad olid pimedad või pidalitõbised või veritõbised või mingid muud asjad, mis isegi ei lubanud neil kogukonda naaseda või ühiskonnas liikuda. Aga nende usk oli nõnda tugev ja nende pühendumine nõnda tõsine, et nad olid valmis minema kuhu iganes ja tegema mida iganes, et Jeesuse lähedale saada ja kõik need inimesed, kes seda tegid hämmastaval kombel, loema piiblis, vaata Uut Testamenti, said ime, said tervenemise ja said Jumala käest, mida nad olid oodanud. Ja see hea uudis on see, et Jumala tervendav vägi voolab ka tänapäev. Nüüd on mõningad, kes on öelnud, et imed lõppesid apostlitega. Mõned isegi ütlevad, see lõppes Jeesusega, aga me ei saa eitada, et lugedes apostlite tegude raamatut, imed jätkusid. Ja siis on need, kes ütlevad, et see lõppes apostlitega, et apostlid, nende kaudu Jumal rajas Uue Testamendi koguduse, nagu Efeslaste kiri ütleb, et see on rajatud apostlite ja prohvetite alusele, kus Kristus Jeesus ise on nurgakivi ja nüüd, kus see kogudus on rajatud, Kristus on tugev ja ülestõusmine on selgelt tõestatud, et enam imesid ei olnud vaja. Ja need, kes sellele teooriale toetuvad, samuti tsiteerivad Hebrelaste kirja 2. peatüki 3. salmi, kus öeldakse, et kui me ei hooli nii suurest päästesõnum, mis oma kuulutuse alguse sai issandalt ja mille kinnitasid meisse need, kes seda kuulsid, kui Jumal ühes nendega andis tunnustähtedega ja imedega tunnistust mõnesuguste vägevate tegudega ja püha vaimu jagamisega oma tahte järgi. Ja samuti tsiteeritakse 1. Korintuse 12:12, kus öeldakse, et apostli tunnusteod on ju teie seas täide saadetud kõige kannatlikkusega, nii tunnustähtede kui imede kui väeavaldustega. Ja viidates siis sellega, et Jumal eriliselt kasutas apostleid
Imevägi voolas nende läbi selleks, et kinnitada Jeesuse ülestõusmist ja rajada kristlus kui üks uus liikumine. Ükskord, kui see oli rajatud, seda väeavaldust ja imeväge ei olnud enam vaja. Mina aga usun, et imed, tunnustähed ja tervenemised jätkuvad ka tänapäev. Imedel ei olnud ajalist piirangut. Jeesus ütles Hebra kirjas, tema on see sama eile, täna ja igavesti. Ehk Jumal teeb ja tegutseb jätkuvalt samamoodi, see on tema tahe. Ja Jeesus Kristus ütles, et mina olen see sama eile, täna ja igavesti. Ehk teisisõnu, mida ta tahtis siis, tahab ta täna. Ja et tema ei ole muutunud. Markuse 16:17 ütleb, et tunnustähed järgivad neid, kes usuvad. 1. Korintuse 12:14 räägib vaimu andidest, millele ei ole pandud ajalist piirangut, et need peaksid lõppema ära teatud aja pärast. Ja Jeesus ise ütles Johannese 14:12, et te teete suuremaid tegusid kui need, mida mina teen, sest püha vaim tuleb teie juurde. Püha vaim langes 4 pühipäeval ja apostlitel läbi Jumala vägi voolas ja sinu ja minu läbi voolab Jumala vägi ka tänapäev. Me oleme lugenud Azusa tänava ärkamisest ja kuidas hämmastavad imed ja tunnustähed sündisid seal circa 3 aasta jooksul, kus halvatud hakkasid kõndima, pimedad hakkasid nägema, luud ja kondid raksusid paika, liigesed tervenesid. Absoluutselt terminaalsed ja fataalsed haigused said muudetud ringi, kus inimesed said terveks ja püsisid tervetena. Ja neid imesid on juhtunud siinsamas meie Eestimaal oleviste Efata ärkamise ajal. Karkusid pandi seinte peale, jalutuskepid, muud abivahendid, millest inimesed olid vabaks saanud, kuna nad olid terveks saanud ja ei vajanud neid asju, tulid ratastooliga kirikusse, kõndisid sealt ise omal jalal välja. Ja ma arvan, me kõik oleme näinud omajagu imesid. Isegi kui Tim Hall käis siin, mitmed inimesed said terveks. Ja enne kui ta isegi tuli Eestimaale, mitmed jagasid märkimisväärseid imesid ja tunnustähti, mis oli neile juhtunud Tim Halli eelmise külastuse ajal. Muuseas, kui Tim Hall oli Pärnus aastaid tagasi, aasta oli siis 93. Ja viimasel õhtul Tim Hall jutlustas ja siis selle asemel, et ise haigete eest palvetada ja neile käsi peale panna, nagu ta oli seda teinud, julgustas ta kõiki ustlikke tegema seda sealsamas koosoleku saalis ja mulle juhtus üks kõõrdsilmne tüdruk. Ja ma mõtlesin endamisi, oleks üks peavaluga olukord olnud mees, aga siin on kõõrdsilmne, ma näen temas kõõrdis silmasid. Aga ma panin käed tema peale ja usuvägi oli seal paigas ja Jumal austas Jeesus Kristust. Ja kui ma lõpetasin selle palve, siis tüdruku silmad olid läinud otseks ja ta ise nägi seda ka, kargas mulle kaela. Ütles, vau, mida Jumal on teinud ja ma ise olin samamoodi imestamas nagu tema. Nüüd, kui me räägime viisidest, kuidas inimesed tervenesid ja mida me piiblist leiame, siis üks nendest on käte peale panemise kaudu inimesed said terveks. Markuse 16 ütleb, et usklikud panevad haigete peale käed ja need saavad terveks. Üks teine eeskuju meil on õliga võidmine, näiteks Markuse 6 ja 12, kus Jeesus saatis oma jüngrid välja ja ütles, võitke haigeid õliga ja piibel ütleb, nad võitsid palju haigeid õliga ja need said terveks, aga kurjad vaimud lahkusid. Siis me näeme sellist printsiipi nagu haiguse või tõve sõitlemine. Jeesus Siimona kojas nägi, et Siimona ämm oli raske palavikuga pikali ja piibel ütleb, et ta ähvardas, sõitles seda palavikku. Seal ilusa värava juures salvatu mees, kellest meil oli juba juttu apostlite tegude 3. peatükist, Peetrus ütles talle, et tõuse püsti ja kõnni. Jällegi, siin oli üks käsk selle olukorra üle. Aineas, apostlite 9 ja 34, samuti Peetrus ütles talle, halvatu mees, tõusta püsti. Luuka 9 ja 1, Jeesus andis oma jüngritele meelevalla. Meelevalla, see meelevald meil tõesti on. Ja muuseas ka Azusa tänava usklikud, kui nad teenisid haigeid,
siis loomulikult nad palvetasid Jumala käest, loomulikult nad palvetasid, et Jumala käest saada instruktsioone, kuidas selle olukorraga tegeleda, aga siis nad adresseerisid seda haigust ja käskisid sellel haigusel väljuda sellest ihust. Nad võtsid meelevalla, nad käisid uskliku autoriteediga ringi. Üks teine tervendusviis Jumala sõna järgi on, mida kutsutakse usupalveks. Me loeme sellest Jakobuse 5 ja 15, kus öeldakse, et usupalve päästab tõbise. Ja samuti üks viis tervenemiseks on usu läbi Jumala sõna alusel tervenemine vastu võtta, kus me lihtsalt deklareerime Jumala sõna tervenduskirjakohti oma ihu üle. Nüüd, kui viigipuu kuulas Jumala sõna, torm, merelained kuulasid Jumala sõna, isegi surnu kuulis Jumala sõna, me räägime siin Laasarusest, kes hauast välja tuli, siis kui palju enam peab iga patoloogia lööma kulpi Jumala sõna autoriteedi ees ja Jeesuse nime ees, kellest kõrgemat nime universumis pole. Küsimus aga tekib, et miks mõningad tervenemised võtavad aega. Kahtlemata on see teoloogiliselt keeruline küsimus ja ei ole ühest vastust Uues Testamendis nendele asjadele. Minu seisukoht on, tee alati seda, mida sina omalt poolt saad teha. Muuseas, apostel Paulus kirjutas Timoteosele ja me võime sellest ise lugeda, kuidas ta ütleb, et oma sagedase põdemise pärast ära joo ainult vett. Teatavasti vesi võis rikneda, väga lihtsasti bakterid hakkasid seal vohama, sest Iisraelis ilmad olid soojad ja ei olnud vee säilitamiseks selliseid võimalusi nagu täna, nõnda nad siis segasid pisut alkoholi vee sisse või vett alkoholi ka, selleks, et siis desinfitseerida seda vett ja siis juua. Ja Paulus ütleb siin Timoteosele, et tarvita pisut veini oma kõhu pärast. Muidugi mõningad inimesed on võtnud selle kirjakoha õigustusaluseks selleks, et alkoholi tarbida. Minu vastus neile on see, et kui tõesti Paulus on see, kes seda sulle ütleb ja sinu nimi juhtub olema Timoteos ja sul on juhtumisi kõhutõvi, siis sul on tõesti luba võtta veini, aga siis ka ainult pisut, sest selle mõte oli tervenemist tuua ja hävitada võib-olla seda bakteriaalset asja, mis oli hakanud vohama seal Timotuse kõhus. Aga me näeme, et mõningad tervenemised võtsid rohkem aega. Näiteks Markuse 8.22 on juttu pimedast mehest, kelle tervenemine tuli esile 2 erinevas etapis. Me loeme veritõbisest naisest, kes oli 12 aastat põdenud seda haigust, kulutanud kogu oma varanduse, käinud mööda tolle aja siis arste ja tervendajaid ja ei olnud mingil põhjusel seda tervenemist saanud, kuni ta kohtus Jeesusega ja Jeesus ütles talle, et sinu usk on sind teinud terveks, tütar, mine, ole rahul oma vaevast, mis räägib ka usu tähtsusest, et meie usk on oluline. Teinekord meie tervenemine vajab tervendusanni või imetegude tegemise anni esile tulemist, millest on juttu 1. Korintuse 12. peatükis. Ja praktilises võtmes me näeme sellist sarnast olukorda Apostlite tegude raamatu 9. peatükis, salm 33-35, kus Peetrus tervendab Ainease. Nüüd Aineas oli ilmselgelt kuulnud Kristusest. Me ei näe, et Peetrus oleks talle seletanud, mis see kõik tähendab või rääkinud tervenemisest. Ilmselgelt mehel oli usku, aga antud kontekstis näib mulle, et tervendusand tuli esile ja ime selle tulemusena. Ja näib mulle, et Aineas oli vägagi kursis nende teemadega ja ilmselt kuulnud paljudest imedest ja tunnustähtedest ja Jumala tervendavast väest, aga antud juhul siin üks tervendusand tuli esile ja selle tulemusena Aineas sai tervenemise ja selle tulemusena Aineas sai tervenemise, mida ta oli kaua aega oodanud. Ja samuti ma olen kuulnud sellest, kuidas inimesed on peale andestamist terveks saanud millegist, millega nad võitlesid pikka aega. Ja samuti mõningad haigused võivad olla seotud kurjade vaimudega, nagu me loeme ka Luuke evangeeliumis 13. peatükist 11. salmis, kus oli üks naine, kes oli 18 aastat
küürus ega saanud ennast sirgeks ajada. Ja piibel ütleb meile seal, et tal oli haiguse vaim, mitte lihtsalt patoloogia, vaim, kes põhjustas seda küüru. Ja teda nähes kutsus Jeesust enese juurde, ütles talle: naine, sa oled lahti oma haigusest. Ja ta pani oma käed tema peale ja kohe ajas naine enese sirgeks ja andis Jumalale au. Vau! Me teame, et see lülisammas, kus on kõverdunud, see ei ole nõnda lihtne, et see luu lihtsalt läheb sirgeks. Lihased olid painutanud seda lülisammast, aga siin see lülisamba skolioos oli seotud mitte patoloogiga, aga haiguse vaim oli seda nõnda painutanud ja kui see vaim lahkus, tervenemine tuli automaatselt esile. Nii et sõbrad, me järeldame siit, et Jumala tahe on jätkuvalt tervenemine. Ma julgustan sind mitte alla andma. Jätka uskumaks, jätka tugevdamaks oma usku tervenemisse. Loe Jumala sõna, kirjakohti, mis tõotavad tervisest, mis räägivad Jeesuse tervendamisteenistusest. Kuula jutlusi, mis kinnitavad sinu usku. Kuula tunnistusi, mis kinnitavad samuti sind. Ja need, kui kuskil on tervenduskrussaad, ole kohal seal. Ole kindel, et sa oled paigas, kus Jumala vägi voolab ja keskkonnas, kus imed ja tunnustähed aset leiavad. Nii et sõbrad, Jeesus Kristus on seesama eile, täna, igavesti, ta on jätkuvalt tervendaja ja issand, puudutagu isiklikul viisil, üleloomulikul moel, oma imetegeva väega sinu sureliku ihu, vastavalt, nagu piibel ütleb, tehes selle elavaks. Ja issand, kinnitagu seda, et ta on üles tõusnud surnuist ja tema vägi on sama aktuaalne täna sinu ja minu elus. Jeesuse nimel. Olge vahvad, näeme jälle. Sõbrad, ma tänan teid, kes te vaatate püsivalt Karjase Kohvi saateid või sattusite alles hiljuti neid saateid jälgima. Suur tänu kõigile, kes on kanalit tellinud, kes on seda jaganud oma sõprade ja tuttavatega ja eriline südamest tänu neile, kes on seda kanalit toetanud. Ning anna teada mulle, kust kohast sa saadet vaatad ja kui keegi tahab seda kanalit toetada, siis informatsioon selleks on siin olemas. Suur tänu teile, jälle kohtumiseni, olge vahvad, näeme jälle.